ma annaksin nüüd sõna kõigepealt Pilvile ja siis Indrekule ja teil on kogemust olemas ja kuidas teie nüüd näete Tõnu Mertsina võib-olla ettekande valguses ka, kuidas teie pilk näeb seda majandusolukorda või ettevõtluse olevikku ja tulevikku? Kui keegi oleks mult nagu enne seda pandeemiat ja enne seda nagu küsinud, et kuidas Eesti ja Soome majandussuhted on, et siis ma oleks öelnud, et nad on päris kehvasti või nad on läinud nagu tagasi nagu natuke minevikku ja ei näe nagu eriti hea, kui me midagi ei tee, aga minu meelest see pandeemia ja siis nüüd kahjuks see sõda, et siis on nagu toonud nagu meid lähemale. Et ma nagu siin päris palju kuulsin just seda Anne-Mari Virolaiset ka neid mõtteid, et mis oli ka sellest koostööraportist, et me peaks hakkama koos midagi ühiselt tegema, näiteks uusi eksporditurgusid vallutama. Et ma arvan, et nüüd see raske olukord, et me mõlemad riigid saame nagu päris kõvasti nüüd nagu tunda neid mõjusid, aga jälle see võib-olla tekitab jälle sellise ühise nagu, et nüüd peame koos ka midagi tegema, et leiame nagu uusi võimalusi. Et ma proovin vaadata nagu, et võib-olla see toob nüüd midagi positiivset ka nagu Eesti-Soome suhetele. Ja ma ise töötan EAS-is välisinvesteeringute keskuses ja minu töö eesmärk on ikkagi aidata Soome ettevõtteid Eesti turul ja tuua siia välisinvesteeringuid. Et veel see nagu minu töös mõju ei ole avaldanud, et soomlased vaatavad ikkagi Eesti poole. Nad vaatavad väga pragmaatiliselt ja kui nagu pool naljaga öelda, siis võib-olla Soome ettevõttel on turvalisel NATO-riiki investeerida kui mitte NATO kuuluvasse riiki, et selles mõttes ma veel olen nagu suhteliselt positiivne, aga muidugi kui see sõda või see kriis nagu läheb pikemalt nagu edasi, siis probleemid ka süvenevad. Ma täpsustan. Kui nüüd neid investeeringute huvi Soome firmade poolt vaadata, kas selle struktuuris ka mingid muutusid toimunud või et näiteks kas Venemaa sanktsioonid või Valgevene vastased sanktsioonid või Ukraina äralangemine, et kas need on muutnud firmade huvi võib-olla, kes näiteks on pöördunud sealt kuhugi mujale ja leidnud seda meie poole? No palju Soomes nagu meedias ja on teada, et paljud suured Soome ettevõtted, Fazer, Valio, Neste otsustasid nagu Venemaalt ära tuua oma tegevuse, aga see selles mõttes otseselt veel Eestisse ei ole kajastunud selle tõttu, et nende tegevused Venemaal oli väga palju suunatud nagu Vene turule. Et otseselt nagu sellist mõju veel Eestile, aga pikemas perspektiivis kindlasti. Sealt võib olla midagi. Indrek, sinu nägemus? Jah, tere ka minu poolt, et alustuseks võib-olla nagu Tõnu Mertsina tegi nii hea nagu makrovaate, et ma palju selles ei lisa, et võib-olla lihtsalt nagu lühike kommentaar sellest hetkeelu olukorda, et ma kaldun arvama, et meil läheb asi veel tükk maad hullemaks, enne kui ta läheb paremaks. Et selles mõttes see on nagu, ütleme, nagu spekulatsioon. Aga tulles nüüd Eesti ja Soome nagu suhete juurde, siis ma arvan, et nagu majandusküsimuses ja ettevõtete küsimuses me peame ka küsima, mis on ambitsiooni tase. Ja ma olen nagu pikka aega nagu rääkinud seda, et me tegelikult peaksime nagu ootama ja me peaksime nagu realiseerida potentsiaalne tunduvalt rohkem kui tänaseni. Ja minu põhirõhk, millega ma argipäevad veedad, on ütleme, ettevõtete lisandväärtuse kasv läbi nende taibukamaks muutmise, räägime innovatsiooni juhtimisest, siis ma toon näite, mida ma olen ka paar korda nagu öeldakse kirjalikult välja toonud, on see, et me räägime Eesti ja Soome vahel tohutust elanike liikumisest, meil on reisijaid ju ütleme miljoneid päevas, 10 000. Kui me räägime kaubavahetusest, see on tohutult aktiivne, aga on üks kategooria, mis tegelikult meil ei liigu kahe maa vahel. Ja see on intellektuaalomand. Veel täpsemalt öeldes tööstusomand ehk eelkõige patendid. Ja see, mida see iseloomustab minule, see iseloomustab seda, et meie nagu öeldakse piiratud võimekust keerukamat koostööd teha. Et Eesti-Soome suhe on jäänud väga palju selliseks transaktsioonipõhiseks. Et me räägime kaupade liikumisest, me räägime teenuste liikumisest, aga nagu võimekust realiseerida teineteise potentsiaali, eriti seda näiteks globaalsetel turgudel, on tunduvalt piiratud ja siin ma nagu kutsun üles ja ärgitan, ütleme, nii Eesti ettevõtted kui Soome ettevõtted seda hoopis nagu laiemalt vaatame, et ma arvan, et meil on nagu aeg nagu
järjest rohkem pöörata tähelepanu sellele, et globaalselt pilt on muutunud ja ma arvan, et selles mõttes nagu see ka Ukraina sõja nagu mõju tuleb olema see, et me peame nagu öeldakse neid väärtusahelaid natukene nagu öeldakse radikaalsemalt läbi vaatama, kui mitte ainult nagu öeldakse Vene ekspordi või öeldakse lähiviiride mõju. Et selles mõttes see on nagu minu põhiargument olnud, et me oleme alarealiseerinud seda potentsiaali. Ja nagu seda võiks võrrelda seda, et kui me räägime Eestis, et kui meil oleks nagu Tallinna IT-sektor ja Tartu IT-sektor ja nad omavahel ei kombineeriks neid nagu öeldakse oskusi. Ja nagu kõik teavad, et Soome ütleme meretööstuse või ütleme Soome nagu energiatööstuse kompetentsivõime ja konkurentsivõime koosneb sellest, et nagu öeldakse, konkureeritakse nagu globaalsel turul kombineerides seda oskusteavet, mis on Soomes eri regioonides. Aga meie nagu võimekus, nagu öeldakse, kombineerida seda nagu oskusteavet Eesti ja Soome vahel on meil tänaseni püsinud piiratuna. Ja seda ma olen vahest nagu öelnud välja, et me räägime nagu turvalisuskontekstis sellisest nagu olukorra teadlikkusest. Et ma arvan, et me peaksime hoopis rohkem pöörama tähelepanu sellest nagu ettevõtluse kontekstis nagu jagatud olukorra teadlikkusest. Et me tegelikult teame neid võimalusi, mis neid avanevad. Ja võib-olla viimane konkreetne näide on see, et mõned aastad tagasi, kui Nokia käis läbi väga suure transformatsiooni või ütleme Nokia vähendas oma tööjõudu, siis Soome riik käivitas sellise projekti nagu Innovation Mill, mille mõte oli see, et nagu öeldakse, nagu mitte selliseid tuumikvarasid nagu non-core assets nagu välja spinnida sellest Nokiast ja luua, nagu öeldakse, kõrvale ettevõtjad, uusi ettevõtjad ümber. Palju sellest jäi realiseerimata sellepärast, et nende koht ei olnud sobiv Soomeks. Aga seal oleks olnud päris mitu mõttekat ideed, mida oleks võinud realiseerida Eestis. Et me selles mõttes nagu vaatame seda, kuidas öeldakse jälle selle transaktsiooni põhimõttel, aga mitte seda, et võib-olla mingi asi on võimatu või öeldakse mitte efektiivne teostada nagu ühes lokatsioonis, aga ta oleks nagu teisel pool. Et see oleks võib-olla mul nagu põhitähelepanu. Aga ma nüüd pöördun Tõnu Mertsina poolega korraks. Kui me nüüd võtame selle sõjaolukorra, sanktsioonid ja sellele eelnenud veel pandeemia, see on mõjutanud logistikakätte või logistikaahelaid. Tähendab, kuidas tooted liiguvad, samuti ka tootmissisendeid, kust tuleb tooraine ja nii edasi. Et kas sellises olukorras üldse tegelikult, kas võib arvata, et tootmine tuleb meile lähemale, ütleme niimoodi, et Euroopa hakkab tootma lähemale Euroopale ja siis jälle nende Euroopa äärealadel, need võivad olla need osad, kes võib-olla võidavad sellest? See, et tootmine tuleb lähemale, see trend hakkas juba mõni aeg tagasi toimuma. Aga nüüd ütleme, see sõda Ukrainas ei ole nüüd selle juures nii määrava tähtsusega, ma arvan, vaid pigem, mis seda mõjutab eelkõige, on üle maailma tegelikult suurenenud selline protektsionism ja selline arusaam, et näiteks intellektuaalset omandit või sellist ka teadmust tuleb ikkagi enda juures rohkem hoida, mitte niivõrd palju Hiina juures. Ja selle taga on ikkagi selline üha suurem lõhe tekkimine ühest küljest Hiina mõjuvõimu ja teisest küljest lääneriikide mõjuvõimu või ka siis USA positsiooni. Ja kindlasti väga olulisel kohal on tööjõukulude tõus, sellepärast et need tööjõukulud suhtena USA ja Euroopa tööjõukuludesse, mis olid siin 20-30 aastat, rääkimata 80-ndatel aastatel tagasi, on paljuski muutunud. Et tänapäeval ei olegi paljusid tootmissisendeid enam mõistlik teha Hiinas. Mitte kõiki, aga osasid. Ja teine teema, mis on seotud Aasiaga, on see, et ega nende tarneahelate siia Euroopasse või USAsse toomine ei ole ka nii lihtne, sellepärast et Aasias on välja kujunenud väga korralik tarneahelate omavaheline süsteem selleks, et toome näiteks Taiwani, kus toodetakse pooljuhte.
või ka Vietnamis et sealt ei ole võimalik ju ära tuua pooljuhtide tootmist kuskile Euroopasse, et Euroopa võib küll hakata arendama oma pooljuhtide tootmist, aga tegelikult on see pilt oluliselt detailsem, milliseid sisendeid on vaja nende tootmiseks, kui palju on vaja vett nende tootmiseks. Nii et see pilt on palju keerulisem kui nüüd ainult see, et me tahame tuua tootmist lähemale. Aga see trend tasapisi toimub, aga ma siiski ei usu, et puhtalt majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt see peaks toimuma kiiresti. Kui siis on selle taga sellist poliitilist tõuget, näiteks see, et mõned riigid arvavad, et nad ei usalda enam Hiinas tootmist ja puhtalt sellepärast nad toovad oma tootmise mujale. Kas nüüd koduriiki või mitte, see on nagu teine asi. Ja teine teema, millega tuleks ju arvestada, on see, et näiteks Saksamaal või USAs võib osade tootmisisendite tootmine olla oluliselt kallim kui Aasias. Osadel jällegi mitte, sellepärast et tehnoloogia on niivõrd palju arenenud, et enam ei olegi väga palju vahet, kas sa toodad seda tärkaval turul või arenguriigis või toodad sa seda kõrgelt arenenud tööstusriigis. No kiipide osas vähemalt Euroopa Liit on need jalad kõhu alt välja võtnud ja otsustanud investeerida päris võimsalt. Võib-olla õnnestuks mõni Taimani kiibitehase allasutus või filiaal asutada Euroopas, sest tegelikult see Taiwan on ohufaktor, sest me ei tea, kuidas Hiina käitub ja mis juhtub siis selle tipptaseme kiipidega, kui neid kuskilt ei saa ja kui ise ei suuda neid välja toota. Aga siin on üks teine aspekt veel. Pilvi, sa rääkisid ka sellest ühiste turgude, mujalt turgude otsimist ja nii edasi. Mitte ainult turgude, vaid ka tooraine lähtekomaade, sest tegelikult vaatamis praegu, meil on puudus kriitilistest mineraalidest ja kuhu need keskenduvad. Suur osa neist tegelikult on Aafrikas. Miks Hiina ja Venemaa on sisenenud nii võimsalt Aafrikasse ja võtavad kontrolli alla ühe riigi teise järel? Et tegelikult siin Euroopa Liit tervikuna, kui praegu on olemas Aafrika strateegia, kuid ka liikmesriigid näiteks me saaksime siin nii turgude osas kui ka tooraine tagamiseks teha koostööd, kuna näiteks Soomel on rohkem esindusi Aafrikas kui on Eestil, aga samas võib-olla me saame midagi pakkuda juurde. Mõnedes Aafrika riikides Põhjamaad ei ole kõige paremad partnerid, kuna Põhjamaad õiendavad liiga palju. Räägivad igasugustest õigustest, inimõigustest ja nii edasi ja õpetavad kogu aeg. Eriti pädeb see Rootsi kohta. Ja seetõttu võib-olla Eesti on vähem selle mainega, et saaksime selles mõttes koos minna nii toorainet tooma kui ka kaupu viima. Ja see on tõsi. Ja ma pean ütlema, ma olen ka päris mitu aastat ka selles valdkonnas tegelenud. Selliseid ühiseid ettevõtmisi tegelikult on olnud. Et siis kui Alexander Stubb oli meil Soomes välisminister ja Paet oli siin Eestis, siis tehti selliseid ühiseid reisi küll kaugematesse riikidesse. Näiteks Filipiinid ja Meksiko. Minu soov oleks muidugi, et me võiks vaadata ka nagu lähemale, aga just need erinevad, kas need on just tarneahelad eesti keeles, et Eesti ettevõtted ka ma näen nüüd praegu selles kriisis hakkavad ka ühiselt Eestis nagu nad ühiselt hakkavad neid otsima, aga miks mitte Soome ja Eesti nagu võiks teha seda koos ja nii peakski, sest paljud ettevõtted tegutsevad nii Soomes kui Eestis ja kui siin Tõnu rääkis nagu investeeringutest ja sellest, et võiks Hiinast või kuskilt kaugemale tuua lähemale siia Euroopa seda tootmist, et seal Soome ja Eesti liiga palju konkureerivad omavahel, et kui sealt ütleme Hiinast keegi vaatab näiteks siia meie regiooni, ega nad väga aru ei saa, et mis need erinevad Eesti ja Soome vahel on, et ma sooviks nagu rohkem ka sellist ühist nagu turundust, et me turundaks seda regiooni nagu ühiselt, et nüüd on liiga palju niimoodi, et Eesti ja Soome nagu lihtsalt promovad seda oma edulugu, aga ühiselt ma oleks nagu palju tugevamad ja siis mida minu nagu soov oleks tulevikus näha selliseid investeeringuid, mis oleks nagu
piiriüleseid, et noh, et see on nagu ka selline asi, mida ma sooviks, et ametnikud või poliitikud või ettevõtted nagu teeks rohkem seda, et ei vaadata ainult seda üht riiki, vaid seda kogu regiooni. Tõnu, seda sellised? Kui nüüd vaadata seda kaubandust ja otseseid välisinvesteeringuid Eesti ja Soome vahel, siis mis on selle juures eriti positiivne on see, et see eksport näiteks Eestist eksport Soome on riikide võrdluses kõige laiapõhjalisem. Mis tähendab seda, et Soome on meie kõige suurem ekspordipartner ja ka kõige suurem impordipartner ja me ei sõltu mingitest üksikutest või kümnetest kaupadest nii ekspordis kui impordis, vaid see on laiapõhjaline. Et kui me näiteks siin aastaid tagasi saime öelda, et meie teine kaubanduspartner on Rootsi, siis Rootsi läks siis tollal kuskil pool olid mobiilsideseadmed. Nüüd on see osakaal lihtsalt suunatud otse teistele turgudele. Ja sama on ka tegelikult välisinvesteeringutest. No hästi, et väga suur osakaal on pangandusel ka, aga tegelikult ka välisinvesteeringud on suhteliselt laiapõhjalised ja Soome on ka väga oluline välisinvesteerija Eestisse. Et selle koha pealt on see selles mõttes ka majanduse jaoks turvaline. Et kui me saame näiteks praegu öelda seda, et Venemaa on Eesti jaoks teine impordipartner. Muidugi tänu sellele, et energiatoodete hinnad on paljuski tõusnud, aga pool sellest impordist tuleb energiatoodetest ja see on väga suure riskiga. Nii et selle koha pealt, mida laiapõhjalisem on, kas kaubavahetus, investeeringud, seda turvalisem on ja niimoodi tuleb ka jätkata. Indrek, sa rääkisid, et intellektuaalse omandi osas on nagu koostöö, kuidagi kidurevõitu. Millest sa seda põhjust näed? Ma toon ühe näite. Olles Soomes, siis ma pakkusin seal mõnel pool ideed luua tinglikult öeldes kahe riigi ühine idiootlike ideede agentuur. See tähendab, kõik probleemid ja lahendused koondatakse ühte agentuuri, sest tihti on nii, et on olemas lahendus, aga ei ole probleemi, milleks seda rakendada. Ja mõte oli selles, et see võiks olla ühendatud mõlema poole kõrgkoolidega, erinevate tehnikaülikoolidega edasi, kes aitaksid neid lahendusi ja probleeme leida või lahendada. Ainus inimene, kes seda täiesti positiivselt vastu võttis, oli Peter Westerback, mis ei ole võib-olla väga imeks panda, et arvestades tema sellist avatud, positiivset crazinessi. Aga Indrek, millest sina näed seda põhjust? Kas on soovimatus, tahtmatus, võimetus, informatsiooni puudumine? Võib-olla siin olekski see, mida selles raportis pakutakse, mingi haabi loomine. No ühesõnaga keskenduda sellisele tipptehnoloogilisele otsale. Jah, ma teen kõigepealt suure vahe nagu selle haabi ja kõrgtehnoloogia vahel, aga tuleme selle juurde natuke hiljem, et see neid haabe on tegelikult praegu nii Tallinnas, Tartus kui Helsingis nii palju, et varsti komistad ühest haabist teise otsa, et see ei ole nagu kvartalit vahetada, kui on nagu 3 erinevat haabi ja nagu öeldaks iga lugu, pidamist vääriv nagu investor täna loob nagu oma haabi ja oma lifti või elevatori või muu, aga tuleme selle juurde tagasi. Ma arvan, et see küsimus, mille sa esitasid, on tegelikult väga õige küsimus. Ja see minu tõlgenduses lähtub sellest, et väga tihti nagu öeldakse, nagu äri proovitakse alustada sellest, et pakume lahendust. Et ma näen nagu, ütleme, aastakümneid ma olen näinud, et tohutult vindunult nagu käiakse nagu pakkumas lahendust mõistmata, et mis on tegelikult see probleem, mida lahendatakse. Et nagu öeldakse, enamus nagu edukaid äri nagu öeldakse, kontseptsioone sünnib sellest, et sa mõistad nagu öeldakse probleemi või vajadust. Ja ma arvan, et siin nende probleemide ja vajaduste nagu mõistmine ei ole piisavalt sügavalt olnud. Ja võib-olla nagu ma olen natuke ettevaatlik stereotüüpidega ja eriti tuleb tähele panna seda, et ühiskonnad on väga muutunud, et siin kõlasid läbi nagu nõukogude aja stereotüübid ja muud, et ma oleksin natuke ettevaatlik nendega, aga kui ma nüüd ise sama vea teen, siis nagu ütleme äri kontekstis ma ütleksin, et on 2 stereotüüpi, mida ma kahjuks näen nagu ütleme siiamaani.
ja mis iseloomustavad võib-olla nagu Eesti ja Soome nagu ettevõtlussektorid minu kontekstis nagu piiratud kogemusega. Üks on see, et Soome ettevõtetel, eriti traditsionaalsetel ettevõtetel, on väga keeruline, nagu öeldakse, klassikaline out of box mõtlemine. Et see on niivõrd standardne, see on niivõrd stampne ja nagu tehakse neid out of box, nagu öeldakse, seminare või ütleme mingeid väljasõite, aga see on ikkagi, ütleme, nagu väga nagu kangeks läinud. Teiselt poolt Eesti ettevõtete probleem on see, et kogu aeg mõeldadaksegi out of box. Et nagu võimekus liituda mis tahes, nagu öeldakse, sellise globaalse suur väärtusahelaga on väga keeruline. Ja kui me mõtleme Eesti edulugusid alates Skype'ist ja kõik muud, need kõik on põhimõtteliselt, nagu öeldakse, uued ärimudelid, mis iseenesest on väga hea. Eesti on, nagu öeldakse, nagu vaieldamatult nagu uute ärimudelite loomise, nagu öeldakse, üks liidritest. Aga võib-olla vahest võiks mõelda ka seda, kuidas liituda näiteks globaalse ravimitööstuse väärtusahelaga, kuidas näiteks lennukitööstusega, kuidas näiteks nagu öeldakse masinatööstuse keerukavate komponentidega, et see on nagu see väljakutse. Ja siin enne käisid need tooraine teemad, et me võime muidugi minna Aafrikasse, sellest võiks rääkida pikemalt, ma olen 3 aastat geoloogina kunagi 90 aastat alguses Aafrikas töötanud, et aga see on tänasest teemast natuke väljas. Aga ma toon näite, mida ma olen toonud. Soomes on praegu sündimas väga märgatav liitiumi ja akude klaster. Kui ma küsin Eesti ettevõtete käest, paljudest neist on seotud selle liitiumi klastriga, praktiliselt olematud. Kui me vaatame nagu Soome meretööstuse klastrit, siis need, ütleme, on odavamas otsas, nagu öeldakse, otseselt keevitusteenust teevad ettevõtted, aga kui me räägime näiteks nagu automatiseeritud mereliikumisest, Rolls-Royce'i Rauma keskusest muust, me ei näe väga palju Eesti ettevõtteid seal. Et selles mõttes need on nagu need küsimused, et aga nagu vastus esialgsele küsimusele oleks see, et ma arvan, et see lähtub sellest, et mõistetakse teineteise ühiskonda natuke sügavamalt ja mõistetakse neid päris probleeme, mis on nagu probleemid. Ja siin tuleb olla ettevaatlik oma hoiakutega, et meie arvates nagu mingi küsimus on probleem, mis ei ole võib-olla teisele osapoole ja võimatus näha seda, et see tegelikult see teise osapoole probleem tundub võib-olla triviaalne, aga see on nende jaoks tähtis. Et siin tuleb tagasi selle, nagu öeldakse, võib-olla eelmise paneeli ja selle kultuuriruumi ja selle, ütleme, inimeste mõistmise nagu tähtsus. Võtta Pilvi, ma tulen selle mõistmise juurde. Sa oled tegelenud üsna kaua Eesti ja Soome suhetega. Kas sa jagad seda arvamust erinevast mõistmisest ja kas sa näed mingit teed selle probleemi lahendamiseks? Või on see hoiakute küsimus ja kuna soomlased ja eestlased kuidagi see Soome laht läheb laiemaks vahepeal, et siis on see lahendamatu teema. Jaa. No jah, ma olen näinud seda, mis on nagu normaalne, et muidugi enne Soome oli see esimene koht, kuhu Eesti firma näiteks nagu läks ja see oli nagu lähedal ja siin oli kerge nagu minna. Muidugi nüüd maailm on avatud, noored eestlased on nagu väga globaalsed, sa võid minna ükskõik kuhu, aga võib-olla just see pandeemia ja see kriis, see sõja, see nagu toob meid just, nüüd on nagu see hea võimalus nagu neid Soome suhteid uuesti nagu ehitada, et see on nagu, selles mõttes ma ei söima nagu eestlasi, et nad tahavad minna kuhugile kaugemale või nagu soomlasi, et ma arvangi nüüd võiks olla selline uue nagu ajastu nagu algus ja muidugi siin räägiti palju sellest keelest, et see ka muidugi nagu mõjutab, et ega nooremad eestlased enam soome keelt ei räägi, Soome ühiskond on väga soomekeelne, et äri nagu seal, see peab nagu soome keeles tegema ja millest nagu, mis mulle nagu ei meeldi, on see koduturg, millest nagu väga palju äris räägitakse, et seal on nagu ikkagi veel väga palju tööd teha, et Soome ei ole Eesti ettevõtetele koduturg või Eesti soomlasele, et me ei mõista ikkagi teineteist nii palju, et me võiks rääkida koduturust, aga see on ka nagu pikk teema, aga tööd on nagu väga palju teha, aga jälle ma näen, et nüüd oleks nagu jälle hea võimalus kuidagi uuesti kokku tuua. Tahtsin tuua konkreetse nagu näite, mis suhteliselt hiljuti tuli ühes Soome suurimast tervishoiuorganisatsioonist, mis on pealinna piires tegutseb, mille nagu patsientide arv on täpselt sama suur, kui on Eesti riik. Et teatud nagu võrdlevad näited. Ja seal oli tegemist ühe väga sellise kitsaspetsiifilise nagu meditsiiniprofessionaali, nagu öeldakse, nagu ringkonnaga ja ilmnes, et Soomes neid töötajaid on 2 korda rohkem.
protseduuride arv on tegelikult nagu enam-vähem sama, Soomes on töötajaid 2 korda rohkem. Kõikide objektiivsete mõõdikute järgi tegelikult nagu teenus töötab Eestis sama hästi, võib öelda isegi, ma ei tea, kas nüüd paremini või muu. Aga kellel on õigus küsida seda küsimust, et kas äkki tegevusmudel peaks? Et see võib-olla see vana standard, et nagu me liigume alati, nagu öeldakse, ainult nagu Soome või Eesti suunas, nagu Soome suunas, et see ei pea paika. Et on teatud asju, mida nagu öeldakse, Eesti on võib-olla isegi teadmata ise suutnud lahendada väga efektiivselt, väga optimaalsete lahendustega. Aga nagu öeldakse, see nüüd tähendab ühes suunas, et see Soome nagu huvi selgitada, kuidas nagu öeldakse, teine osapool suudab nagu poole vähema personaliga nagu öeldakse, hoida vähemaid järjekordi, see puudub. Ainult tegeldakse nagu öeldakse personali juurde otsimisega. No, see on see status quo nagu küsimuse võimekus ja ma arvan, et neid näiteid on nagu väga palju, et me võime optimeerida, nagu öeldakse, ükskil 10%, aga võib olla, nagu öeldakse, fundamentaalne tegevusmudeli erinevus, mis põhimõtteliselt annab nagu olulist lisandressurssi, aga see eeldab seda, et sul on nagu, ütleme, nagu võimekus ja valmisolek natuke, nagu öeldakse, ennast küsimärgi alla panna. No eks see tuleb ka sellest, et Eestis on vahendeid nii-öelda vähem ja seega tuleb ratsionaalsemalt tegutseda. Lisaks on ametiühingute mõju väiksem, mistõttu nii-öelda inimesed võivad töötada rohkem ja nõuda vähem selle juures. Nii et siin on erinevaid faktoreid, ma kujutan ette. Ma ei tea, 1,5 minutit on aega, kas me jõuame ühe küsimuse võtta, kas kellelgi on midagi hinge peal, tahab kommenteerida või küsida lühidalt. Kui andke käega märku, siis tuuakse mikrofon. Ei ole, kõik on selge. Seal on vist üks. Palun sinna, kas saaks sinna mikrofoni viia? Kelle käes on mikrofon? Nii. Sinna, näed seal. Nii, palun. Ja, tere. Jari Tanner, uudisteagentuur AP-st. Mulle sellainen huvittava teema, että se Ukraina tööjõu mõju Eestille ja Soomelle. Nagu me teame, niin väga palju juba praegu ukrainalaisi töötab Eestis. On keevittäjät ja niin edasi ja niin edasi. Kuidas te näette, siis Töny Märtsinältä tahaksin nyt kysyä sitä, että millinen se Ukraina tööjõu mõju voiks Eestille olla? Kuidas saaks molemmat maat, Soome ja Eesti, sitä kasutetaan? Me teemme, että niin Suomessa kuin Eestissä tuleb ukrainalaisia väga palju. Tulevikus. Ja, aitäh. Lühikene vastus, aga ma ütlen, et tegelikult see teema tuleb meil vist järgmises paneelis ka veel, aga Tõnu Märtsina. No ega me ei tea ju täpselt, kui palju Ukraina pagolasi Eestisse tuleb, aga mida me praegu teame ligikaudselt on see, et umbes 40% nendest pagolastest on tööealised. Et ütleme, praegu on meil palju 20 000 pluss Ukraina inimest siin uusi. Kui me eeldame, et näiteks mingi ajaga on meil 50 000 siin, ütleme 40 000, siis 40 000-st 40% on 16 000. Võrdluseks näiteks 16 000, kes siis tegelikult võiksid, kes on tööealised. Teine küsimus on muidugi see, et kas kõik need ka siia tegelikult Eesti tööturule jõuavad, on muidugi kahtlane veel, aga kes teab? Sellepärast, et Eesti tööturg eelmise aasta lõpus oli veel 19 000 inimese võrra allpool pandeemiaeelset tiputaset, 19 000 inimest. Ja väga paljud töökohad, mis on praegu kadunud või kuhu ei ole leitud uusi inimesi, on sellistes ühest küljest ka madalamapalgalistel töökohtadel, kas siis kuskil teeninduses, hotellides, koristus, toitlustus, aga samuti ka tegelikult töötlevas tööstuses kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. Nii et kuna me praegu ei tea, millise kvalifikatsiooniga Ukraina töötajad on, siis praegu veel
ja ka need, kes tulevad siia, siis on väga raske ka hinnata seda mõju tööturule. Aga mida see kaasa toob, on see, et see ikkagi aitab leevendada meil tööjõupuudust, sellepärast et enamikes riikides, sealhulgas ka Eestis, on tööjõupuudus. Ja tegelikult see tööjõupuudus isegi vaatamata sellele majandusšokile jääb püsima. Võib-olla ta leeveneb, aga need Ukrainast tulnud inimesed aitavad, mitte ei leevenda, vaid aitavad seda leevendada. Ja milline mõju sellel veel on see, et ühest küljest see majanduskasvu aeglustumine, võib-olla ka siis paaris kvartalis langusesse minek, pluss siis ka rohkemate Ukrainast tulnud inimeste tulek aitab osades sektorites palgataset tõenäoliselt, ütleme sellist tugevat palgakasvu allapoole suruda. Aitäh ja aitäh nüüd kogu paneelile selle jutu eest ja me tuleme järgmises paneelis tegelikult sarnaste teemade juurde tagasi, võib-olla rohkem ettevõtjate tasandilt. Aga aitäh teile!